Krossimaailmast ma olin eemal 4 aastat, kuna tahtsin keskenduda pereelule. Ehitasime kodu ja alustasin oma abikaasaga pereelu. Soov tagasi tulla oli lihtne. Soovisin näidata lastele, et kui miskit meeldib ja sind vaimselt toidab, siis tuleb asju kirjaga teha ja nendel asjadel lihtsalt tuleb järgneda. Esimese mootorratta ma sain 7-aastaselt. Nii nagu enamus teistel võidusõitjatel oli minu eelkäijaks isa ja kui me alustasime, siis tegelikult oli number 1 eesmärk, et asi oleks lõbus ja pärast lihtsalt, kui asjad hakkasid kõik paremaks minema, hakati rohkem tahtma. Otsus krossi sõita oli meie alati minu enda teha, aga kui see otsus tehtud oli, siis tegelikult pidi ohverdusi palju tegema. Ja minu arvamus sellest ohverdustest on olnud see, et kui miskit väga meeldib, siis tegelikult ei ole ohverdused. Motocross mulle on andnud kindlasti väga palju suhtlemisoskust, palju tutvusi kindlasti ja töötahet. Ma arvan, et see on number 1 asi, mis ma olen kaasa võtnud. Muus elus samamoodi, et asjad ei tundu enam nii rasked olevat. Kindlasti pealtvaatajad ei näe seda kunagi, mis telgitagustes toimub, et väga palju tehakse tööd ja rasked perioodid tavaliselt on siis, kui lihtsalt see töö ei kanna vilja. Aga jällegi, kui see soov sikliga sõita on suur, siis mind see ei ole kunagi morjendanud. Isegi kui mul see 4-aastane paus kestis, siis tegelikult füüsiliselt ma olen kogu aeg vormis olnud ja see on tegelikult seda nälga kogu aeg toitnud ja mingil määral ma kindlasti teadsin, et see üks päev see päev tuleb. Ma ei osanud oodata, et see võib nii kiiresti tuleb.